Mina olen köögikujundaja Hiie Härm ja selles videos ma räägin sulle, mis vahe on täispuidust mööbil ja MDF ustega tavalisel köögimööblil. Nii et kuigi ülekaal on selline 80-20, et enamus kööke tänapäeval tehakse, kes tahab siit raamiga uksega kööki, no selline klassikaline raam või tagasihoidlik Skandinaavia stiilis köögiukse raam, siis valituks osutub MDF köögiukse materjal. Ja MDF koosneb sellisest saepurust, mis on siis teatud liimidega tugevasti kinni liimitud ja tänu sellele saepurule nii-öelda saabki sinna sisse siis vajutada neid raame, erinevaid neid kandilisi raame, mida tänapäeval siis tuntakse sellise klassikalise köögikapi uksena ja siis see kõik värvitakse ära. Olenemat firmast, mõned värvivad ütleme selle ukse pealespind koos selle ukse servaga, mis sinna alla keerdub ja mõningad köögisalongid või tehased värvivad need uksed üleni ära, et ka tagumine osa on värvitud. Aga sellised uksed on kallimad, sest värvi kulub ju rohkem, aga nad on ka nagu tugevamad ja kvaliteetsemad, sest seal ei ole ühtegi sellist serva, kuhu alla vesi võiks voolata. Enamust juhtudel üleni uksi ei värvita, vaid sinna taha pannakse mingisugune teistsugune valge plaat, liimitakse, et need uksed värvitakse küll üle serva ilusti ja sealt tagant ka mingisugune sentimeeter, 2-3. No minu arust on tänapäeval need MDF uksed on ikkagi piisavalt tugevad. Ainuke, mis nendega võib juhtuda, on see, et kui tõesti on kass, kes lööb oma küüned sinna värvist läbi, kriimustab seda värvi või juhtub mingi õnnetus noaga, kääridega laps kuidagi, et kui sellest värvikihist nagu täke läbi läheb, sest selle värvikihi all on siiski see saepuru ja kui sinna saepurule läheb siis seda vett, siis ta hakkab ventima ja punduma, aga noh, kui palju seda siis võib juhtuda? Ühesõnaga, et sellisel juhul seda ust parandada ei saa, kui on nagu täkked ja vesi läinud, et siis on võimalik see uks lihtsalt ära vahetada, et tellida samasugune uks ja see siis uuesti ette kruvida. Täispuidust uste puhul on nii, et kogu see ukse mass on puidust, see raami osa, keskmine osa on spoon ja raami osa on puidust, mis tähendab seda, et kui sinna puidu peale peaks tulema mingit sorti täke või kriim, siis seda saab maha lihvida ja uuesti siis õlitada või värvida. Ja see puidust uste ja puidust köökide puhul öeldakse, et need on kordades kestvamad. Sellepärast, et puidust, ütleme nii, et need tavalised köögid, nende kapikarkassid, mille külge need uksed siis kõik käivad ja tööpind peale, see kapikarkass tehakse melamiinist ja melamiin on siis taas selline, mille sees on saepuruplaat ja peale on kleebitud hästi tugev melamiin ja servad on kanditud ja tänapäeval ta on tugev ja hea materjal, aga no ühel hetkel siiski jälle seesama jutt, et seal sees on saepuruplaat ja kui kusagilt vesi läheb vahele, siis ta hakkab punduma. Täispuidust köökide puhul, mis on siis üleni tõesti Tisleri salongis tehtud, need kapikarkassid tehakse vineerist ja see vineer on erinevate puidukihtide kokku kleebitud erinevates suundades ja see teeb selle vineeri hästi tugevaks ja ka niimoodi, et ta ei mängi niiskusega, et sellisest vineerist tehakse siis kapikarkassid ja need siis värvitakse või õlitakse või lakitakse, kuidas parajasti siis ette on nähtud. Ja need kapikarkassid on väga tugevad ja kui nüüd on soov seda kööki siis uuendada, siis lihtsalt värvitakse üle nii kapikarkassid kui uksed, seal ei pea midagi vahetama, et tänapäeval ka need uksehinged, sahtlissiinid, need on väga tugevad, kestavad aastakümneid.
et olen kuulnud lugusid, kus tisleri juurde tuuakse nii-öelda 20 aastat vana köögimööbel, öeldes, et sa tegid selle mööbli mulle ja mööbel on täitsa okei, aga ma tahaks lihtsalt teist värvi, et palun värvime selle nüüd uuesti üle ja ma panen ta uuesti oma kööki tagasi ja noh, kestab. Ja mikspärast Ameerikas väga palju tehakse puidust kööke ja nad on ka hästi sellised suursugused ja ilusad ikka selle kestvuse pärast ja Ameerikas kööke ei vahetata nii sageli, kui meil siin Eestis vahetatakse või noh, lihtsalt kulub ära, ega muidu ju ei vahetaks, aga vot valamukapi serv läheb väga sagedasti punduma meil, et need on need ammusest vanaaegsed melamiinist köögid ja ka nende hind on erinev just sellest pärast, et melamiinist kapikarkassid on nii-öelda masstoodang. Melamiine tehakse massiliselt, ta on odavam materjal kui vineer ja seetõttu on see juba materjali osa selle kapikarkassis on see, mis nagu hinna teeb erinevaks ja lisaks siis need kapiuksed tehakse ka MDF-ist masstoodanguna puidust kapiuksed, see lihtsalt see materjali vahe ja ka võib-olla see töötlemise vahe, sest tisleri, et see vahe toobki selle hinna kõrgeks, et minu käest on küsitud, et miks on siis see täispuidust köök nagu nii palju kallima hinnaga kui see tavaline MDF uksega köök ja selle hinnavahe teebki siis nagu materjal, oma materjali hind ja ka selle töötlemise hind, et kui MDF uksed lastakse sul CNC pingi peal ja ka värvimine on kõik sageli väga automatiseeritud, siis tisler, kes sulle selle täispuidust köögi teeb, et seal on päris palju ka käsitööd, et see puit jääks ilusti puusüü, et mõningad täispuidust köögid tehakse sellised, et puusüü jääb ilusti paistma ja siis, kui need sahtlipaneelid on või uksed kõrvuti järjesti, et see puusüü muster kõik nagu jookseks ja selleks sageli ei saa väga kasutada seda CNC pinki, vaid nagu käsitsi pannakse need asjad jooksma, et see teeb selle puidust köögi hinna tunduvalt kallimaks, materjal ja käsitöö ja ta kestab lihtsalt kauem ja muud suurt vahet ei olegi. Rahakoti vahe ja ka ajaline vahe, et täispuidust kööke ajaliselt tehakse kauem ja headel tisleritel on mõnikord juba pooleaastased järjekorrad ees. Aga puidust köökide puhul veel nii palju, et see vineerist karkass, see värvitakse täpselt seda värvi, nagu köök on. Sealt võib jätta puusüü paistma, aga ei pea. Sageli karkassi puhul isegi ei jäeta seda puusüüd paistma, aga kapi uste puhul on siis teatud koolkonnad ja inimesed, kellele meeldib, et see puusüü muster ilusti peitsi alt näiteks välja kumab. Aga on ka inimesed, kes tahavad, et mul oleks see puidust köök, aga et ma tahan, et ta oleks värvitud, et see puit välja ei paistaks, et kuna puidul on siiski mingit sorti struktuur, siis need sooned jäävad natukene sealt värvi alt, nagu see struktuur jääb siiski natukene kumama. Noh, muidu võib-olla polekski pointi siis võtta see MDF köök juba, et see puit natukene siis jääks sealt paistma või siis ainult see struktuur, noh, see mustriline osa. Et see on selline inimese enda otsustada, mis talle siis kõige rohkem meeldib silmale vaadata ja ega muud vahet ei olegi, et on siis materjali vahe, käsitöö vahe, puit kestab kauem, MDF on ka tugev tänapäeval, puit kestab võib-olla aastakümneid, MDF võib-olla aastakümneid, päris vastu ei pea. MDF-i sa saad ka üle värvida, kui sa tahad, aga seda melamiinist karkassi, no sa saad värvida, kui sa tahad, aga ta tõenäoliselt aastakümnete pärast ei ole enam nii hästi säilinud, nagu on vineerist karkassid, mida sa saad siis ümber värvida ja oma kööki uuendada läbi. Et sellised väikesed mõtteterad siis minu poolt.